No tere kõigile, täna on siis laupäev ja me oleme siin maal. Mul on mingi 5000 sammu juba käidud, aga me siin grillime. Mul on nii-öelda siis lõunasnäkk. Siin on igast vorstikesi ja asju, on ju. Kõik söövad vorstikesi ja mis söön mina? Kurki. Nii et hea tisu mulle ja et üldse midagi süüa saab. Meie oleme nüüd maalt kodus. Rovenil on siin avokaado, sepikut sööme ja mul on siis hakkliha koos sojahakklihaga nagu segu, siis on tomat, kurk ja pruun pasta. Ma tahtsin rääkida nagu sellest reedesest kaalumisest ka, et ma kaotasin nagu ainult 200 grammi. Tegelikult oli ka see, et ma neljapäeval kaalusin, siis ma kaalusin 53,3 kilo, aga hommikul millegipärast ma kaalusin 53,8 kilo. Seega ma ei tea, kus see nagu paarsada grammi sinna juurde tuli veel, aga jah, ilmselt ma kaalun praegu ikkagi 53,3. Selles suhtes hommikul jah, see kaal oli kuidagi kõrgem, aga see selleks enesetunne on ikkagi hea, et selles suhtes nagu kaal ei loe. Täna hommikul, enne kui me maale läksime, ma tegin siis harjutused ära, nimelt sellepärast, et reedel ma näitasin küll teile harjutusi, aga tegelikult ise ma nagu lõpuni seda treeningut ei jõudnud teha, siis ma tegin selle täna hommikul ära ja homme on tegelikult siis puhkepäev. Kas ma saan siis puhata või? Jah, ilmselt ma teen endale homme puhkepäeva. Ma mõtlen veel selle üle. Aga kusjuures nagu viimased paar päeva ma olen tundnud küll, et nagu kõht on natukene tühjemaks jäänud. Selles suhtes eile ma sõin päris palju, ma sõin niimoodi isegi, et seal MyFitnessPalis nagu mul läks see kaloraaži miinusesse, miinus 400 kilokalorit. Selles suhtes, et ma olen paar päeva söönud seda täistera pastat, et siin on nagu päris palju kaloreid, et ilmselt nagu pean nüüd paar päeva tatart sööma. Aga jah, kuna ma tegin seda pastat jälle nii palju, siis ma seda söön, et selles suhtes nagu mul vahet ei ole. Tere hommikust kõigile, täna on siis esmaspäev ja mina olen siis Roveniga väikesel ringil. Roven praegu puhkab seal, aga jah, ma üritan täna natukene samme täis teha ja siis me lähme Kaspariga, päeva peale lähme maale, et ilmselt ma pean nagu toiduasjad endale kaasa võtma ja siis Rovenile ka, et me sööme täna siis maal. Aga jah, sellest pole probleemi eriti, sellepärast et mul on tänaseks jälle söök nagu ette valmistatud, et lihtsalt võtan karbiga kaasa ja siis ma maal saan üles soojendada, mis on nagu eriti imeline. Mul on siis praegu käimas 3. nädal, selles suhtes, et 2 nädalat on läbi ja kohe on tegelikult 3. ka, et suhteliselt kiiresti on läinud. Ja täna hommikul ma kaalusin ennast ja kaal näitas täpselt 52,5 kilo. Seega minu eesmärk oligi 52 kilo saada, seega 500 grammi veel minna. Ma arvan, et see on köki-möki ja tegelikult on veel 3 nädalat minna, et saame seda vormi nagu veel täiendada. Et ja ma rääkisin Monikaga ka, kes selle programmi nagu tegi ja ta ütleski, et 2. nädalal nagu seda rasva eriti maha ei lähe, et hakkabki nagu lihas arenema ja lihas nagu tuleb juurde, et selles suhtes nüüd edaspidi mul on seda kaalu ongi nagu väga raske nagu maha saada, aga nagu vormi tuleb kindlasti juurde. Soolaseisusid nagu krõpsu ja sellist ma ikka tahaks nagu McDonaldsisse, ma ikkagi tahaksin mingil määral, aga tegelikult ma pole nagu kunagi selline rohkem magusasõber olnud, et kui mul on valida McDonaldsi ja mingisuguse tordi vahel, siis ilmselgelt ma lähen Mac'i või söön krõpsu. Ma olen avastanud siis selle äppi, nagu iPhone'is on see Health äpp ja siis ta nii-öelda nagu mõõdab su neid jalutuskäike ja mul näitab siin 1825 sammu. Eile mul sai vist ainult mingi 4000 sammu.
aga jah, proovime paremini. Vaevalt. Ühesõnaga, ma ei näe midagi, aga meil on siis nüüd käes lõunaaeg, me oleme maal ja Rovenil on siin oma söök, tal on siin lõhe ja kuskus ja oad ja mul on siis kruubid, hakkliha ja oad. Nii et... Mehed on kirves. Sina tee tööd. Mis sa seal räägid praegu? Nii, ruf-ruf, kuskussi. Nii, tubli. Me siin sööme ja asju ja mul on kõht nii tühi. Ja Kaspar ehitab meil nii, et meie naudime. No tere hommikust kõigile. Rovu ka siin meil ja me hakkame täna maale minema, sellepärast täna on nagu üliilus ilm. Ja ma tahtsin näidata, ma olen nüüd 3 päeva järjest maal käinud ja ma olen kogu aeg pidanud omad toidud kaasa võtma, nii et toidud on siin. Mul on siin eile tehtud Rovenile siis ahjukana, herned. Mul on siin puuviljad Rovenile. Mul on endale toit. Olekski ühe asja maha unustanud. Siin on need lõhekuubikud plaanitoidu poolt, mida ma pole veel kasutanud. Ja siis ma võtsin, eile tegin Kasparile ahju kartult, siis ma võtan need ka kaasa, et vanaema tuleb ka meil maale, et siis nad saavad grillida ja selle kartuli ära süüa. Ma ei ole nagu eriti filminud selles suhtes, et nagu mulle tundub, et need, kui ma teile neid harjutusi näitan või niimoodi, et see tundub nagu veits igav olevat nagu. Ja samas, kui ma nagu räägin, siis see tundub ka võib-olla äkki natuke igav olevat, et ma ei tea, et ma võib-olla näitan nagu, mis ma lihtsalt päevas nagu teen. Selles suhtes on nagu rohkem nagu vlog, et mitte nagu trenni vlog, aga jah. Ma olen täna full meigiga selles suhtes, et mul on vaja paar pilti teha, et koostööd ja Instagramist tulevad uuesti loosimised, nii et täna lähme maale ja siis pildistame ka. Kas sa oled maale minekuks valmis või? Ma vaatan, et sa oled valmis kõik riides ja puha ja kõht on täis meil ilusti ja maale lähme. Sa varsti saad emmet filmida. Varsti emme laseb, aga praegu sa oled natuke veel käsi väriseb. Niimoodi väriseb ja väriseb. Oota nüüd ära murra ära. Siin on mul siis see lõhe, mis näeb päris hea välja. Ja siin on tatar hernes ja tomat on selle nimi. Võt, ja teeme süüa. Ja Rovenile on mul ka juba söök olemas. Oi, kui hea kana. Oi, kui hea kana on. Ja emmel on ka siin. Nagu hea. Mis sa korraldad siin? Oota nüüd. Roven. Aga jah, meil on siis sul kanatükk suus. Me siin lõpetame ja sööme ja siis eks näeme varsti. Me näeme välja nagu mardisant. Selles suhtes kõik pluusamärviga koos, aga ja tisu sulle, siis võid meil säia võiga ja tomatit ja kamapalle. Ja minu söök on kohe siin kana, tatar. Ma panen kohe oad juurde. Me hakkame sööma ja siis ma hakkan koristama ilmselt, seepärast me oleme päevad samal olnud ja siin on suhteliselt suur segadus. Aga ma lõpetan tänaseks selle päeva ja siis kohtume varsti jälle. Anna mulle ka tomatit sööda, lempa või? Tere hommikust, täna on siis käes reede, me sööme siin putru, ilus ilm on väljas ja ma tegin hommikuse kaalumise ära ja ma kaalun siis praegu 52,3 kilo. See tähendab, et eelmise nädalaga ma olen alla võtnud 1,5 kilo, sest eelmine nädal ma kaalusin täpselt 53,8 kilo. Et päris palju. Ja siis alates nagu esimesest nädalast ma olen kokku võtnud siis alla 3,7 kilo. Nii et peaaegu 3 nädalaga 4 kilo võib öelda. Et ma olen rahul. Ja ma olen trenni teinud ka ikkagi hästi, aga välja arvatud üleile, kolmapäeval. Ma olin lihtsalt terve päev otsa maal. Ma tulin koju
ja ma olin lihtsalt omadega nii läbi, et ma läksin minu arust kell 9:30 magama juba. 9:30 läksin magama ja et ma tõesti ei jõudnud, ma mõtlesin, et ma teen järgmine päev siis nagu järgi, aga samas mõtlesin, et las ta olla, et ma nagunii nagu tegin nagu piisavalt kaevamistööd. Kuidas see nädal siis möödunud on? Ütleme niimoodi, et mõnes mõttes on nagu kergemaks läinud, selles suhtes harjutusi teha on nagu suhteliselt kerge. Ma teen nagu need harjutused ära mingi 40 minutiga vahepeal, et nagu kiiremini. Aga samas nagu viitsimist ja seda tegelikult ei ole, sellepärast et päevad on nagu ilusamaks läinud, rohkem nagu päeva jooksul nagu käid ikkagi ringi, me käime maal kogu aeg ja see omakorda nagu väsitab. Seega nagu õhtuti on raskem nagu kindlasti ennast kätte võtta ja see trenn nagu korralikult ära teha. Aga ma olen üritanud. Iga nädal on lubatud süüa üks toidukord nagu ükskõik, mis iganes sa soovid, näiteks pitsat või purksi või mis iganes. Täna on siis jälle reede, ma pole mitte midagi nagu jälle lubanud endale ja sõbranna eile saatis mulle suure pitsa pildi, nii et mul hakkas nagu megalt isutama, nii et täna läheb pitsa söömiseks. Aga sellel nädalat ma eriti nagu ei vloginud ja palju selles suhtes, ma ei tea, mulle tundub natukene nagu igav, et nagu jah, et ma ei näita nagu väga trenni asju, näitan nagu pigem toitumist, samas see on nagu natuke selline üksluine, et nagu kogu aeg näitan sööki, et ma ei tea, kui huvitav teil on, et andke siin kommentaarides teada, et kas te tahaksite järgmine nädal ka nagu trenni ja seda videot näha või ma näitan nagu alles siis, kui mul see treeningkava nagu läbi saab, et mis see tulemus siis pärast on, et ma ei tea, kas te viitsite nagu veel 3 nädalat vaadata lihtsalt, kuidas ma söön ja räägin siin laua taga juttu. Aga näitame siis enne ja pärast tulemust ja tahad sa midagi lisada? Ja kohtume siis juba järgmisel korral, nii et olge terved ja nautige ilusat ilma. Nii et tšau! Kas me nüüd sööme ka või? Drop.